Nordecon on ehituse peatöövõtu ettevõte, aitab oma klientidel projekteerida, korraldada ehitust ja lõpuks need plaanid ellu viia, mida nad on lootnud, et sellest tuleb. Me oleme täna konkurentsitult kõige suuremad tellimusehituse teostajad, ehk siis meie inseneride juhtimisel valmib täna, ma julgen arvata, selline 2/3 keerulisematest ja suurematest objektidest Eestis. Nii et see teebki, et tegelikult me oleme harjunud koostama väga pikaajalisi plaane ja neid ellu viima, et see ongi see, mis meid täna eristab teistest peamiselt. Ja keskkonnamõjud ja keskkonnateadlikkus on kindlasti viimase paari aasta jooksul väga oluliselt kasvanud, et ehitusel on suur jalajälg alates loodusressursside kasutamisest ja lõpuks ka selle hoone või rajatise elus hoidmiseks kulub palju energiat. Ehitaja roll on selles mõttes huvitav, et väga sageli ehitaja ei vali neid lahendusi, mida ellu viiakse. Me küll osaleme sageli projekteerimisprotsessis, anname nõu erinevate materjalide lahenduste osas, aga see tegelikult pannakse paika siis, kui seda hoonet planeeritakse. Ja ei ole midagi parata, täna veel on odavamad lahendused, vähem rohelised lahendused kui nii-öelda atraktiivsed, nii et väga raskelt tuleb ehituses ikkagi see. Selline esmane kasu sellisest säästlikust eluviisist ongi just pigem selle mõtteviisi muutuseks oluline ja tekitada see tunne, et me ka anname oma väikse panuse sellesse suurde pilti. Meie energia tarbimine ei ole väga suur, sellele vaatamata oleme Eesti Energiaga just sõlminud pikaajalise roheenergia lepingu. Kindlasti sellele aitas kaasa ka olukord, kus energiakandjate hinnad on väga oluliselt tõusnud, et lisaks sellele, et me tarbime edaspidi roheenergiat, on oluline märk ka selles, et meil õnnestus fikseerida pikaks ajaks elektri hinna. See kasu on ilmselt lühiajalises perspektiivis pigem hea enesetunne, märk ühiskonnale, et me hoolime ja kui me vaatame ka iga järgne põlvkond, kes peale kasvab, tegelikult on palju on teadlikum nendes küsimustes ja see on täna kõige olulisem.